aga meie tegime enda YouTube'i kanalile kingituse ja mida see kingitus hõlmab, kohe vaatame järgi, mis siin sees on. Leidsin põllumehe kaubamajast sihukese asja, mille nimeks on akutoitejaam. Sellega on võimalik laadida telefoni. Ma eeldan, et siin on sigaretisüütaja. Saate panna autolaadija siia, kui tahate Delfit või Kroonikat metsas vaadata, ajalehti lapata, kuulata, mis uudistes toimub. Ja lisaks on ka siin USB augud. Üks nendest on 1 amper ja teine 2 amprit. Ehk siis saate oma telefoni ajapikku täis laadida. Siin peal on testeri nupp. Aku me paneme kohe peale. Ehk siis kui vajutame selle alla, siis indikaator näitab, kui täis meie aku tegelikult on. Ehk siis ei lähe metsas aplaks, siis vahepeal vajutate nuppu lihtsalt. Ja siit on võimalus näiteks midagi käivitada. Olgu ta siis ATV, auto, maagissuvila, mis iganes asi. Panete sinna kinni krokodillid või siis klemmid, veate ühe aku pealt teise peale, saate häda korral tulema. Ja siit on ka võimalik seda akut laadida, mis siia sisse läheb. Aga paneme selle nüüd kõvasti kinni. Siin peal on rihm, mis käib lõkatsiga kinni. See on siis selle jaoks, et transpordi jaoks panete kinni, aku siia sisse, panete rihma kinni, tõstate koos akuga. Nii, võtame kaane pealt ära. Võtame selle praegu siia. Siin on siis 2 juhet. 2 juhet siis pluss ja miinus. Ehk siis must nagu M on mass ja P nagu punane on pluss. Nii et paneme aku peale. Vaatame, mis ta endast kujutab. Sellist õige suurusega akut meil praegu võtta ei ole. Aga ma arvan, et testimise jaoks käib murutraktori aku ka, sest see on juba täis laetud. See oli ennem laadijas siin tükk maad. See aku peaks minema siis siia sisse. Noh, siia saab tegelikult suure aku panna, kas diisli aku suurte ampritega või siis mitu väikest. Aga siis polegi midagi. Keerame siit lahti, klemmid. Nii, see on miinus sealpool. Ja siin pool on pluss. Proovime nüüd juhtmed õieti panna. Pluss läheb siia. Õnneks on sellel aku kaitse on ka vahel, et kui te valesti ühendate, ei tohiks midagi juhtuda. Et igaks juhuks kontrollime. Ja miinus läheb siis siia. Edaspidi vaatame siia korralikud asjad külge. Natuke tuunin seda ja sätin. Aga nii palju, kui meil täna vaja on testimise jaoks, siis saate vähemalt töö põhimõtte teada, kuidas see töötab. Pingutame igaks juhuks võtmega ka. Niimoodi meeldivalt. Eesti ka. Keerab isegi näpuga veel. Keerab. Tõesti vastus on. Laps. Tehtud. Ja see läheb siia peale. Nii, paneme rihma ka kinni. Et siis on võhikutel aru saada, mis moodi see asi töötab. Rihma saate siit veel pingutada. Ja nüüd, kui on vaja transportida, siis nii lihtne ongi. Kõigepealt alustame sellest plussi ja miinuse klemmist. Keerame need lahti siit. Mul on siia igasugused töölistud toodud. Noh, las läks. Praegu me peaksime saama siit aku pinget mõõta. Ma siia igaks juhuks praegu näppe vastu ei pane. Nii.
loodame, et see tester töötab. Näeme ka aku laetust siit. 12,96, see on täis aku. Et kui teil on tunne, et nagu ühel hetkel metsastarter ei tööta autol või mis iganes asjal, kas või generaatoril, näete neid juhtmed krokodillidega täis aku külge ja siis see aku, milles rohkem on, laeb täis. Nii, saaks selle nüüd ühe selle klemmi ka peal. Nii. Noh, teeme siis nagu pedant, olgu, paneme siis niimoodi. Me ei ostnud seda nagu sellepärast, et me kardaks mingit energiakriisi, et see ei ole nagu midagi selles suhtes, vaid point on nagu meie mõttes nagu see, et me matkame, me tahame minna mitmepäevasele matkale ja võib-olla need päikesepatarei või need akupangad nagu ei toida meie kahe neid igasugused kaamera akusid, telefoni akusid, kõiki asju ära, et see ongi nagu selle põhimõttega ja näiteks kui meil ka endal siin kodus maal läheb elekter ära, et siis oleks vähemalt telefoni akud täis laetud ja noh, et ühesõnaga sul oleks kellega kuidagi üle ühendust võtta, kui sul vaja on. Jah, olgu see siis Päästeamet või mis iganes, hullemal juhul Päästeamet, parimal juhul parim sõber teile sünnipäeval. Et oleks nagu tagavara variant alati olemas ja noh, maakodudes akusid ikka on, nii et selles suhtes ei ole ka, absoluutselt ei ole vaja poodi minna, eks ole. Et see on lihtsalt lihtsustatud variant, et saad tuppa minna ja rahulikult oma telefoni aku täis laadida ja oled kindel, et sa saad endale abi kutsuda, kui vaja on. Ja kuna siin ilmad tegelikult on väga muutlikud, võrreldes viimase aastaga on suvi on ikka meeletu kuum ja talv on ikka korraliku lumega. Et selle aasta Birgit on nagu näha siin, eks ole. Me saaksime seda ära kasutada tormide suhtes ja mitte selle, et et hakkab energiakriis. Kuigi ilmselt ka sellepärast on need läbimöödud, eks ole, nagu täpselt generaatorid ja kõik muud asjad, aga meie põhimõte nagu ei olnud selles. Kui sa telefoni saad täis laetud, siis sa võid juba sõbra või sõbrannaga juttu rääkida ja juba on tuju parem lumisi ilmaga, kui taha väljas lund rokkida. Aga nüüd selle asjanduse juurde tagasi, siin on meil test button ehk siis testinupp, vajutame selle alla, hops, näitab ära, kui täis aku meil on. Roheline on full, kollane on 1/2 ehk siis pool ja recharge on punane ehk siis aku on tühi. Väga lihtne. Mis me nüüd selle järgi paneme? Kõigepealt alustame sellest. Ei alusta sellest. Alustame hoopis sellest. Nii, hops. Meil on siin autolaadija. Sa otsid seda vist peos, et see nii soe on. Taskus. Taskus, väga hea. Selle siia sisse. Nüüd võtan oma telefoni ja panen siia laadima. Selles suhtes on ka kohe näha, et see on sinine. Elekter on seal kenasti sees. Ekraani pärast ärge muretsege, see on nagu nii must. Paneme selle siia. Vale otsik. Praegu jama kokku keeranud. Ja paneme selle laadijasse. Vaila, 18%. Tund 55. Aga see oleneb kõik ka sellest, milline teil see laadija siin on, sest mul ATV-s on poole võimsam kui see, mis siin praegu on, aga see on lihtsalt testimise jaoks. Nii et näed, telefon laeb. Ei ole küsimust, aine. Samamoodi saad ka metsas kaameraid laadida sellega. Panen juhtmed ära nüüd. Nii, USB-sse praegu rohkem midagi pane. Jah, selle autolaadija näitas põhimõtte ära. Autolaadija paneme siia. Meil on igast asju siin kokku ostetud. On muidugi tarvilikud asjad. Niimoodi, et kui palk tuleb, et siis on ostu hullus. Kui vaja, saab ka rehvi täis pumbata. See on siis sigareti sütaja pealt. Igaks juhuks mainin ära. Võib-olla keegi arvab, et on USB pealt.
paneme siia ka ventilaatorid korraks. Hetkeks vaid. Sinine tuluka põleb. Hakkab külma, on ju. Nii. Aga paneme selle poole kinni siit. Siin kõik on veekindlad pistikud. Või noh, ütleme ühendused, et kummilutjad sees. Vaatame siis seda ka USB poolt. Hopsti. USB pool on siis siukene, ülemine on 1 amper, alumine 2 amprit. Kes ei usu, et see sinine tuli niisama töötab siin küljes, siis ma panen uuesti oma telefoni siia külge. Spetsioom teen kohe ekraaniga lahti. Ma nõlg otsaga. Võib-olla siis on kasu ka midagi. Ja laeb. Palju nüüd laadimisaega näitab? Tund 55. See oleneb väga palju telefoni võimsusest. Sest et kui ma olen toon nüüd ATV kohvrist ära selle õige asja, siis ta näitab tund 32 laadimist. Ja siis ma pean sigareti sütasse panema. Nii et akut me siin päris kortsu ei lase, nagu paberilehte. Nii et selline see asi on. Ja see tasub ära matkamisele Eestimaa ilmadega. Nii et... Kui palju nüüd see näitab? Kas ta näitab ikka pool? Täis. Jah, mõtlen siit poolt siin kaamerasse kõne. Need ei võta palju. Kui see mitu tundi taga on, siis võib-olla näitab. Aga see oleneb muidugi akust, mille murotraktori aku siin peal praegu. Nojah, meil on pisikene praegu. Jah, testimise jaoks. Jah, näitamiseks. Ja üks suur pluss on veel, ma ei tea, kas ma rääkisin sellest. Siit saab otsa akut laadida. Et ei pea seda rihma kogu aeg lahti tegema ja kaant ära võtma ja klemme maha. Keerate siit lahti, pluss ja miinus külge ja läheb. Lisaks, ma ei tea, see läheb meil nüüd ATV kärukasti. Läheb rihmaga sinna kinni. Ja nüüd, kui me lähme mitmepäevasele matkale, siis on nagu ilusti oleme kogu aeg pildis. Sest ei ole jälle see, et jõuame metsa. Ja korra me tegime sinuga seal süüa, siis kui me Läti MRE-d proovisime. Üks kaamera sai tühjaks, teine sai tühjaks, ATV pealt võtsime voolu USB pistikuga, jälle sai tühjaks, teine sai tühjaks, kogu aeg vahetasime. See ajab lõpuks ise ennast närvi. Nii et Põllumehe kaubamaja müüb seda, hind on 91 või oli ta 93 euri, täpselt ei mäleta. Kuskil sealkandist on, sellepärast et ma ei tea, mina sain ta kätte, siis ta oli kasti sisse pandud ja sinna oli teipi pandud ja siis oli kilekott ka veel. Ja ega muud polegi. See on, suur aku võid sisse panna ja ma soovitan muidugi 2 väikest panna. Siis on mahtuvus on suurem ja saate ikka oma asjad tehtud. Vaat, tahad sa midagi lisada? Ei oska, ma ei ole kasutanud veel niimoodi, et me... Ei ole kasutanud. Kindlasti me räägime sellest nagu ka veel siis, kui me lähmegi suvel nagu mitmepäevasele matkale, et siis kindlasti me näitame veel oma üldistes teistes videotes, et sellest räägitakse veel ja kui kellelgi tuleb huvi, siis võib nagu kirjutada, kui ei leia ise üles, kust seda saab. Et siis võite julgelt kommentaariumitesse ka kirjutada, et me saame seal vastata teile. Ja kui on mingid lisaküsimusi veel või tahate midagi välja pakkuda või kuidas teie teete, siis võite julgelt kommenteerida, et me ei hammusta. Või siis ainult oma ette vahepeal. Vaat. Ja kui keegi üles leia, siis tõesti kirjutage meile. Kui me Eestist ei saa, siis me saame mujalt, sest ma vaatasin juba, seda müüakse ka välismaal täitsa olemas. Mõelge selle peale, kas te laete enda asju seal metsas akupangaga 10 korda ja ropendate panute, sellepärast et päike ei paista ja akupank ei lae, mis on solaripaneeliga.
jaa, solaripaneelidest rääkides, siis mingil hetkel, kui nüüd läheb hästi, naeratab raha jumal ja igasugused muud asjad, siis me paneme siia peale selle päikesepaneeli ja päikesepaneel on metsas. Sellel ajal, kui meie kasutame siin USB, mis iganes asja, mõtleme, et pumpaks kompressoriga õhupalli täis metsas, et siis päikesepaneel hakkab laadima nii-öelda seda akut samal ajal. Ei ole vaja tulla nüüd vahepeal koju, et kuule, jätame matka pooleli, meil on aku tühi. Võt, aga kõike head ja nautige talve!